kõrval on Lieto Svet laulu autor Priit Pajusaar. Kuidas sulle tundub, kas poisid andsid võimsa avalöögi? Igal juhul, väga tublid olid. Ütle nüüd ausalt mulle, kas need on, ütleme sellised kõige halvemini laulnud artistid, kes teie tiimi eales on esindanud? No sugugi mitte, ühed ikka kõige paremad tegelikult. Kaalselt kohe kõige ja, ma ei tea ühtegi paremat lauljat kui kogu see kamp on. Kas on oodata ka sellist pikemat koostööd Kreisi Raadio poistega? Vaat ei tea praegu, vaata, mis elu toob. Igatahes edu teile ja mulle tundub, et Kreisi Raadio poisid on jõudnud juba Markoni, nii et Markole sõna üle. Midas nüüd? Kesevalod nüüd. Sardela jedosta. Võib nii öelda jedosta. Si. No kuidas sul siis laul välja tuli? Väga hästi praegu tuli. Ma kohe tundsin, et kuidagi hingest ma sain endast anda praktiliselt kõik. Kuidas sul? Minust jäi maha kõik lavale. Mis ma jäisin? Pärast koristatakse ära. Praegu juba koristatakse. Kuidas sul läks? Ma jäin ise tantsuga rahule. Et sain oma selle liikumise paika ja proovides oli võib-olla rotukene rohkem niisugust veremaitset, aga praegu oli ainult niisugune väga hea tunne. Alpilaager aitas. Kuidas sul lood olid? Mina sain mahlad lahti ja andsin ka endast parima igal juhul. Enne olid mahlad kinni? Enne olid mahlad kinni, aga koos emotsiooniga nad tulid nagu minu seest välja nagu iseenesest. Tunnet ise ka ju? Nagu minu küsitakse. Nagu ma hakkasin laulma, ma tundsin, et kõik, mis minust sees on kogunenud 50 aasta jooksul, kõik on teie ees armas vaata. Seda ka koristatakse praegult. Kes siis kõige parem olidest kolmest laval? No eks mina jälle. Jah, no meil on see, et meile saab anda personaalselt ka ju hääli. Et eks me pärast omavahel viime ka sellise väikse turniiril. Võin telefoni öelda 678853422. Helistage siis sinna. See on minu number. Arusaadav. Me läheme edasi aga järgmise lauluga. See kannab pealkirja Real Big Money. See on Ska Faktorilt ja selle autor ansambli solist Taavi Otsus. Lasad kõigepealt ise seletavad meile, mis asi see Ska kõigupoolest on? Ska? See on mingi Sissekaitseakadeemia või mis asi see lühend oli? Eestis lihtsalt seda ei tee keegi. Olgem ausad, Pilti ilusad poisid ei ole. Teised väärtused. Me oleme täiesti kuumad mehed. Eelkõige peab olema lahe ja lõbus. Mina olen täiesti terve mees ja tahan seda kõike saada. Tegelikult ei olegi lahe, nad teised rääkisid, et on, aga tegelikult Taavi põhimõtteliselt dikteerib kõike. Tahad, et hakkavad öelda, et laksud käime praegu? See muusika Ska on Jamaikalt pärit muusika, mida me viljeleme. See two-tone ehk siis must-valge tähendab tegelikult antirassismi. Et kõik saavad sõbralikult omavahel elada. Kõige toredam on see, et rahvast tuleb kontsertidele juurde nagu alati. Hea on, kui nad karjuvad. Mitte ainult väiksed tüdrukud. Kõik. Vaatad, tulevad mingisugused kampsunitega mehed kohale. Järsku ongi Ska-fännid tuleb välja. Kaifin tegelikult laval olemist. Seal muud kui kütad pihaga nii, et kirja aurab. Oi, mõnus on. Kui ma saaksin olla laval niimoodi, et seisan seal on publik. Publikut on palju, meeletult palju. Ja siis karsum külma vette, oi, mõnus. Sometimes I feel there's nothing to lose. You don't have much money, you bet on your shoes. No, I had to say yes. It really would be nice if I had a lot of cash. So I played some games and lose sometimes. I love like everything I got. Real big money. Real big money. Make up reason why I should stop. Gambling's my life, maybe illness I've got.
cannot stop this feeling of winning, the best thing I got. So I prayed and prayed till Jack for me. So what? I'm rich thanks to luck. Real big money. Real big money. Real big money. Real big money. Naised lükkavad kala. Somebody ask me, why am I doing this? The agency's booked me. There's always some chances, like winning and losing. Now that unpredictable future. Real big money. 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 Money, 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 money. Oh my God! No nii, kui aga kõik siin totaalselt umbe jookseb, siis on meil selle jaoks loomulikult palgatud žürii, et Eurolaul saaks loomulikult välja valitud. Ja meid aitavad siit hädast välja žürii liikmed Tui Irv, Allan Roosileht Raadio Star FM, Andres Panksepp Uno raadiost, Olev Erlich Vikerraadiost, Ivan Makarov Raadio 4-st, Ove Petersell Elmari raadiost ja meil on siin ka žürii esimees Olav Osolin. Aga samal ajal toimub meie 4. stuudios ettevalmistused lavale minekuks ja nagu näete, see on siis see, mis toimub laval siis, kui te lavapilte ei näe. Järgmine esineja paneb ennast valmis, aga žürii esimees Olav Osolin, kes siis teie arvates võitjaks tuleb, kellele sina täisarv hääli annad? Ma ei saa seda praegu öelda, sellepärast et see ei oleks absoluutselt ilus. Aga ma arvan, et kõikides kodudes, nii nagu ka siin saalis, tõenäoliselt on üks suur küsimus õhku sätitud. See on see, et kas võidavad nemad või siis võidab keegi muu. Ja kui keegi muu, siis kes see keegi muu on? Oled sa otsuse enne ära teinud või sünnib see sul siin tänase saate käigus? No ma ütlen ausalt, et ma olen neid laule kuulanud, aga ma arvan, et eks nii nagu televaatajad ka põhilise Eurovisiooni ajal või siis põhisaate ajal, nii ka täna Eesti saate ajal vaatavad ikkagi ka seda, et kuidas moodi lauljad otse lauldes pihta saavad. Ja see näitab ka seda, missuguse tasemega nad suudaksid tegelikult suurel laval laulda, et see ei ole mitte ainult lindi maigutamine. Nii et see on oluline, kuidas nad täna esinevad. Vaatame, kuidas nad täna esinevad, aga praegu annan Ines sõna sulle. Ska Factory poisid on tõepoolest hingeldades jõudnud minuni. Kuidas teile tundub? Kuidas teil läks? Meil läks väga hästi. Mul oli täpselt paar sekundit enne, kui lugu läks käima, mistusin seal tugitoolis ja mõtlesin, et ma ei ole vist peaaegu, et mitte kunagi olen olnud nii närviline
aga siis esimene löök läks ja kõik oli kadunud. Rock'n'roll, päriselt, ma tundsin seda. Te olete ainsad, kes on pühendanud sellel konkursil aastal 2008 laulu teema rahale. Miks küll? Ma ei ütleks, et see päris rahale. Et rahale, see on mitmeti mõistetav asi, et igaüks mõtleb ise, kuidas ta seda võtab. Et mina mõtlen selle laulu all rohkem mängimist kui sellist. Et me iga päev paneme midagi enda mängu pisut oma igapäevases elus. Tähendaks seda. Selge. Te olete ühed sellised uustulnukad Eurovisiooni lauluvõistlusel. Te ei ole enne osalenud Eurolaulu konkursil. Kas konkurendid on juba midagi öelnud teile ka, et midagi sellist soosivat või pigem just tahtnud ära panna? Ma tahaksin siinkohal tänada siin Telemaja inimesi ja paljusid teisi inimesi, kes on väga toetanud meid. Mulle väga meeldis, kui Dave Benton istub siin kahjuks meie taga. Kui enne, kui me lavale läksime, ta soovis nii siiralt ja soojalt edu, et see kuidagi tegi tuju nii heaks. Väga hea on minna niimoodi peale. Samamoodi Anu Välpalt on kuskil sealpool. Ütles ka niimoodi. Selge, aitäh teile. Meie järgmine lugu on lugu pealkirjaga One on One. Autor Vahur Valgma ja laulab Rolf Junior, kes on endaga kaasa kutsunud tuunitud jopedega kollektiivi. Ongi uued näod on, ma arvan, väga lähe. Need või? Ja, just teie, mis te vahite ringi, teie, ja. Need kõik siin. Madleen, Sillu, mina, Marilyn. Meie oleme siin lava peal. Neid vanu nägusid on siin nähtud juba küll ja küll. Siis nad on nii lollid, et nad ei tunne või? Ma olen väga hea. Ma olen õppinud New Yorgis, Pariisis, Stockholmis, Tallinnas, Riias. Ma ei tea, kas sellist tantsustiili on üldse Eurolaulul tehtud. Mingi siuke